ja tere taas! Nüüd on talv käes ja tegelikult praegu on kõige parem aeg kõik oma toataimed taaskord üle vaadata ja üle lugeda. Ja mina ka nüüd enda arust küll kogenud aednikuna sain alles see aasta aru, et kõige lihtsam toataimede eest hoolitseda on nad ühte nurka kokku korjata, taimelambid peale panna, et neil hästi mõnus oleks talvitada. Ja siin on ka palju parem jälgida, et millal keda kasta ja keda üldse mitte kasta. Sest mõnikord on mittekastmine palju parem hooldamine kui kastmine, ülekastmine. Aga siis ma just vaatasingi, et mul on tegelikult sattunud aja jooksul kasvama koju 4 erinevat asparit ja 5 neist kasvab meil aias, keda me ka sööme ja temale me oleme täiesti eraldi video pühendanud. Et siin ees on mul üks tihe aspar, aspar densiflorus, ja tema on siis selline ka see vanaemade aspar, aga see toa oma. Ja sain ta mõned aastad tagasi Karlovast läbi Tartu taimevahetuse. Kes ei tea, siis Tartu taimevahetus on kõige paremini toimiv taimevahetuse grupp Facebookis. Ja ma sain ta tegelikult sellise paari niidikesena ja nüüd on temast ikkagi kasvanud selline tõsiselt võetav toataim. Ja ma absoluutselt ei raatsi teda rohkem praegu jagada, kuigi on küsitud, et kui ma teda ümber istutan, et kas jääb midagi üle. No ei jää. Küll ta on natukene pahane selle viimase liigutamise peale, aga ta on nüüd siin natukene üle 6 aja kosunud ja selles mõttes, ega ta näitab ära oma nende kollaste väikeste lehekestega, et talle ei meeldi, aga teisest poolest, kui ei lase ta läbi kuivada, siis ta on absoluutselt kõike andestav taim, et tal on siin potis ka sellised hästi tugevad lihakad juured ja nüüd ka, kui valgust on siit-sealt ja 3. kohast peale tulemas, siis ta kohe teeb uued oksad, mis algusel näevad välja sellised ussid, nagu ikka, aga siit on tulemas väga ilusad lopsakad oksad, nii et tema on selline väga töökindel tihe aspar ja muidugi väga, väga vana toataim ka meil, eestlastel. Aga tema kõrvale peaks kindlasti vaatama ühe tiheda aspari sorti. Tema on ka tihe aspar, aga tema on sort ja see on Sprengeri aspar. Ja tema on selline tõeliselt agressiivne kasvaja, kohe on aru saada, et tegemist ei ole lihtsalt loodusliku liigiga, vaid tegemist on sordiga, kellele on siis see sordiarataja käsi peale hakanud ja sellise poti ma saan uuesti igal kevadel laiali istutada, sest ta lihtsalt hõivab kogu selle poti sisu ja et kui ka tavaline see tihe aspar kasvab kogu aeg ülespoole, siis tema teeb seda 1 aastaga. Et kui seda tavalist liiki peab ümber istutama, vähemalt mina olen pidanud ümber istutama või mulda juurde panema 2 aasta järel, siis tema tahab nagu pidevalt seda saada, nii et ma olen paljudele tuttavatele saanud seda Sprengeri asparit juba jagada. Inglise keeles nad nimetavad seda foxtail fern, ehk siis selline rebasesaba fern, mis on ka päris lahe nimi ju tegelikult taimel, aga paistab, et eestikeelsete taimede nimepanijatele see foxtail fern peale ei läinud ja loomulikult ka sõna fern, no tegemist ei ole ju sõnajalaga, sõnajalast on asi väga kaugel. Ja üks aspar, sulgaspar on mul praegu siin erihoolduse all, et tema ma istutasin siin mõned nädalad tagasi siia udupea sisse, kus on tal siis altpoolt kastmine läbi mati ja pealt siis ka udutamine. Sulgasparil on väga uhke nimi, tema on Asparagus setateus plumosus, kõlab ju uhkelt ja eks ta on ka tegelikult üks uhke taim. Ja tema lehed on ka sellised tõesti sellised sulged ja mõnusad ja hästi helged. Ja ta on väga tubli tegelikult, kui tal on hea olla. Ta pidevalt kasvatab endale uusi oksi juurde, et praegu ka, ma loodan, et teie ka näete, ta on 2 uut oksa juurde teinud. Sellepärast ma teangi, et tal on siin nii-öelda ravi all olles, tal on hea olla ja ilmselt kasvavad talle ka juured ilusti tagasi, mis said siis nüüd minu käes liigkastmise pärast kannatada, aga ta reageerib hästi, nii et ma arvan, et igaüks peaks selle taimega hakkama saama, eriti just see inimene, kellele meeldib taimi kasta. Ja 4. aspar, kes minu kodus on, üks minu lemmikuid, sest ta on nii mõnus ja pehme ja kaunis, on Asparagus myrioklaadus. Ma ei leidnud eestikeelset nime, ei olnud ka eestikeelsete nimede andmebaasist talle nime antud, aga inglise keeles nad kutsuvad teda mink fern. Ta on tegelikult, ei ole nagu kuidagi mingidega seotud, ta lihtsalt on pärit sellisest regioonist, kus tegelikult on ka kuivaperiood olemas ja ma võin täitsa kinnitada, et kastmise aspektist tema talub seda kõige paremini, kui muld vahepeal taheneb natuke liiga palju
võib-olla isegi kuivab läbi. Et teda absoluutselt ei häiri, ta lihtsalt on ja ootab. Ja nüüd ka, kui ma olen teda pisut rohkem kastnud, sest ma käin siin tihedamini oma lilleriiuleid vaatamas, siis see on tema kõige hilisem oks. Ja nüüd ka, kui tal on nagu ligipääs sellele taimelambile, siis ta ei hoia ennast kuidagi tagasi ja kui ma teda veelgi rohkem kastaksin ja jälgiksin, mis tal siin potis toimub, ma arvan, ta teeb kohe järgmise oksa juurde. Aga jah, et kaubanduses ma ei ole näinud, et teda oleks meil pakkumises olnud, aga ta on selline nagu, ta on nagu pehme ja hästi mõnus, et teda on nagu mõnus katsuda. Et tema on mu praegu üks lemmik ja ta on väruselt ka pigem tumeroheline, teised on heledamad, olenemata sellest, mis ma neile toiduks sinna potti juurde annan. Et näiteks kui ma seda Sprengeri asparit katsun, siis tema on selline kare. Ja nagu see liigtihe aspar on nagu kare. No otseselt plaastrit peale panema ei pea, aga nagu mõnus ka ei ole, siis tema on selline hästi ilus ja mõnus ja pehme ja helge. Ja no sobib ülihästi siin teistega koos elama.